Rakvere konverentsil tõdeti, et tuleks alustada uuringutega ja seda koostöös Euroopa Liiduga. Eesti riigi kõige suurem mure ongi selles, et me tegelikult ei tea, kas meil on Euroopa Liidu rikkam fosforiidivalik või mis meil üldse seal maapõues on, sest tegelikult täna puuduvad korralikud ja korrektsed uuringud. Mis on siiamaani uuringud tehtud, kas need ei ole võimalik siis kasutada? Ometi uuringuid on ju tehtud. No, tänased uuringud on väga pinnapealsed ja need on pärit Nõukogude aja lõpust ja need ei anna tegelikult täpselt ülevaadet tõepoolest, et me saaksime üldse rääkida mingist võimalikust kaevandamisest. Nii et täna võime öelda, et Eesti Vabariigil ei ole ülevaadet sellest, mis meie maapõues toimub ja kui palju meil seal tegelikult rikkust ja varandust on. Kas on vaja uurida? Me teame väga hästi, et see Rakvere maardla siin Rakvere külje all, suures osas on see näiteks Rägavere valla territooriumil, on geoloogide poolt nii-öelda sõela põhjaks lastud 1980. aastate teises pooles. Siin on rajatud umbes 5000 puurauku ja need puursüdamikud on suures osas tänaseni alles. Need on ladustatud Viitna lähedal Arbavere hoidlas ja ma arvan, et igasugustel uurijatel ja teadlastel võiks olla väga huvitav nende materjalidega tutvuda. Kas siiamaani ei oleks keegi tutvunud? Väidetavalt nüüd Vakra mainis meile, et need ei ole võimalik kasutada, et need on juba nii ammu tehtud. See on, ma arvan, üsna ebatäpne ja ebaprofessionaalne jutt. Kindlasti on võimalik neid puursüdamikke kasutada peale selle. Ma tahan öelda, et 1989. aastal on akadeemik Mihkel Veidermaa juhendamisel kokku pandud väga mahukas kokkuvõte Rakvere maardlas Kabala kaevandusväljal tehtud uuringutest ja autoreid oli seal 40 ringis, keda siis Mihkel Veidermaa juhendas ja kokku on pandud väga põhjalik ülevaade sellest samast Rakvere maardlast, fosforiitidest, kus nad asuvad, kui suur on seal fosforiidi sisaldus ja nii edasi ja nii edasi. See pole ju muutunud. Ei ole. Need on sadu miljoneid aastaid maa all olnud ja ma arvan, et 30 aastaga nendes maa-alustes geoloogilistes kihtides ja veelademetes ei muutu mitte kui midagi. No aga öeldi ju ometi, et uued tehnoloogiad on ja kõik on hoopis teisel tasemel. Uuringuid saab teha täiesti teisel tasemel. Ja, öelda kõike on ülimalt lihtne. Ülimalt lihtne. Aga Annula, me käisime sinuga koos jaanuaris 2014 Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatud seminaril. Fosforiidi seminaril ja seal oli üheks oluliseks esinejaks emeriitprofessor Enno Reinsalu. Tema ettekande teemaks olid siis fosforiidi kaevandamise tehnoloogiate tutvustamine. Professor Enno Reinsalu rääkis mitmesugustest võimalustest fosforiite kaevandada maa-aluse kaevandamise puhul, aga ei mitte ühtegi sõna mingisugustest uutest meetoditest. Mingisuguseid uusi meetodeid lihtsalt ei ole olemas. Ja seda kinnitab suurepäraselt ka see fakt, et igal pool maailmas, kus fosforiite kaevandatakse, on saavutatud lisaks fosforiidi kaevandamise tulemustele ka ökoloogilise katastroofi elemendid. Hiinas, Marokos, mitmel pool mujal, kuhu te ka ei lähe, siis te õudusfilmi näete. Vakra oma intervjuus ütles meile, et selle kõige asjaga ja uurimistega ja kaevandamisega, võimaliku kaevandamisega peab tegelema riik. Praegu on sellega tegelenud VKG. No kahtlemata mõistlik on väita, et riik peab teadma, missugused on tema maavarad, missuguseid maavarasid saab täna kasutada, missuguseid võib-olla homme ja nii edasi. Mis ei ole mõistlik, on niisugune jutt, mida kohati aeti Rakvere konverentsil, et me ei tea, me ei ole uurinud, meil ei ole mingeid materjale ja nii edasi. See ei vasta tegelikkusele. Väga põhjalikud uurimistööd on tehtud ja tuleb ka nagu aru saada sellest, et me ei tohi mingil juhul tuua fosforiidi kaevandamisel ohvriks meie Põhja-Eesti peamist veevabrikut
see on Pandivere kõrgustik, kust algavad paljud allikad, kust saavad alguse paljud Eesti suuremad jõed. Kui me rajame fosforiidikaevanduse siia Pandivere kõrgustiku servale, kus asub Rakvere maardla, siis on ülimalt selge ja teada, et me hävitame selle loodusliku veevabriku ja rikume ära Eesti kõige väärtuslikuma puhta vee tekkimise, kogunemise ja hargnemise ala. Ma arvan, selle hinnaga fosforiite kaevandada mitte mingil juhul ei tohi. See, kui kogu uurimine ja teostamine läheb riigi kätte, kes siis otsustab? Kas kohalikel omavalitsustel on siis veel sõnaõigust? Selle nädala algul ma kohtusin mõnede Lääne-Virumaa omavalitsusjuhtidega ja mõned neist olid osalenud ka sellel Rakvere konverentsil ning neil oli mure südames. Nad ütlesid, et me tunnetame selgelt, et omavalitsuste esindajaid, kohalike rahva erinevate grupeeringute esindajaid nagu ei taheta kaasata ja mulle paistab ka sellest konverentsi brošüürist kumab läbi tendents, et me praegu tegeleme selle fosforiidi kaevandamise rajamise vormistamisega, ettevalmistamisega. Selle konverentsi materjalid, mis konverents toimus Eestis, toimus Rakveres, kuid enamus tekste on siin ingliskeelsed. Mõni lehekülg sisaldab eesti keelt. Ja sellest võib teha niisuguse järelduse, et kui ei taheta selles protsessis kaasata omavalitsuste esindajaid, kui avalikkus ei saa õiget informatsiooni, siis ühesõnaga mõeldakse nii, no las need kohalikud aborigeenid seal räägivad ja arvavad, mis nad arvavad, me teeme niikuinii selle fosforiidi kaevanduse ja anname Euroopa Liidule võimaluse siin suuresti raha teenida. No näiteks kui presidendiks valitakse Siim Kallas, ma arvan, tema annab kohe rohelise tule põhimõtteliselt selle kaevanduse rajamiseks. Ma usun, et ettevõtja Tiit Vähi, Sillamäe sadam on väga huvitatud, et saaks hakata sealt Rakvere külje alt kohe vedama fosforiidi tooret Sillamäe sadamasse ja sealt omakorda Vene Föderatsiooni piiri taha maardlasse, mis on täna tühi, fosforiidi maardla on seal ammendatud, aga tööstus on olemas. Nii et siin on väga palju erinevaid huvisid, pluss muldmetallide tootjad on just Rakvere maardlast huvitatud, nii et paistab, et püütakse nüüd teha niisugune kombinatsioon, et kogu sellele fosforiidi temaatikale panna, nagu ma ütlesin, teaduslik unemüts pähe ja viia otsustamine juba rohkem Euroopa Liidu tasemele ja las need kohalikud aborigeenid siin siis arvavad, mis nad asjast arvavad.